Ettevõtmine kandis nime Mega avalik austoidu jagamine ja seda korraldas Food Sharing Tartu ehk toidupäästmisliikumise Tartu haru. Meie vabatahtlikud on teinud taaskord suurepärast tööd, kogunud poodidest kokku siis täna ülejäänud toidu. Me oleme siin kokku saanud. See toit, mis täna siia oleks jõudnud, oleks muidu läinud poe taha prügikasti. Suures plaanis ma ei saa niimoodi öelda, aga meie oleme üks lahendus sellele, et see nii ei läheks. Ja. Igast toidugrupist võib võtta ühe toote. Näiteks siin on piimatooted, siis võtad ühe piima. Siit saab siis ühe jogurti, üks keefir. Siis siin on meil valmistoidud, aga siin liha ja tortide laua juures on üks reegel. Nimelt, kui sa võtad liha, siis ei või torti võtta ja kui võtad tordi, siis ei või liha võtta. Aga kui sa jõuad järgmise ringiga siia tagasi ja veel torti ja liha on, siis muidugi võid juurde võtta. Väga palju tahavad ennem torti, kui valik praegu tuli üks pere ja ema tahab liha, aga lapsed ei, võtame torti. Ema on valik lastele. Olete juba ühe ringi ära teinud, jah? Ühe ringi ära teinud, jah. No kuidas saak on? No sellest mõned banaanid saab teha homme lastele pannkooke ja siis on ühe tordikese ka, et selles mõttes, et see on hea võimalus selles mõttes, et kui pole alati võimalik ise nagu poest kõike paremat osta, siis see on nii teretulnud, et Tartus on selline ettevõtmine, et saab tasuta toitu ja saab pere ikkagi toidetud. Mitu last teil on? Mul on kokku 4 last ja 2 neist elab minuga ja 2 tükki elavad teise emaga. Miks teie täna siin olete? On see pigem selleks, et toit raisku ei läheks või pigem selleks, et mingis mõttes on ka sellest abi majanduslikus mõttes? Mõlemat. Et on majanduslikult abi ja siis on vaja nagu toitu ka päästa. Pigem ikka viimane aasta on olnud väga keeruline ja raske selles mõttes, et eriti need käibemaksu tõusud ja asjad, et saab näha, mis see uus aasta veel toob. Meil on tegelikult suurem eesmärk ka, meil on aastavahetuse pidu tulemas, siis me mõtlesime, et me saame mingi suure tordi või midagi siit kätte, et siis nagu on kohe lauale panna midagi. Et viite vist ootama pool tundi või? Jaa, ikka pool tundi ja päris külm oli juba. Ja saite, mida soovisite, et mille üle eriti hea meel on? Ma ei ole üldse lihasõber, aga ma midagi sain siin. Sea küljepraad, ala mingi siuke. Päris hea on see muidu. Ja veel midagi, mis eriti maitseb? Võileivad ja ühe piimaga. Lähete teise ringile ka? Lähen ikka, alati käin, mulle meeldib süüa. Sa teed seda tööd täiesti vabatahtlikuna? Ja. Kui kaua oled teinud? Mina olen aasta aega. Mis see siis sinu jaoks tähendab? Kuidas see töö välja näeb? Lihtsalt on hea meel, saan aidata ja päästa toitu. Väiksemad avalikud toidujagamised toimuvad Tartu erinevates linnaosades iganädalaselt. Lisaks sellele on Food Sharing Tartuga ülikoolilinna üles seadnud toidujagamiskapid. Kokku on neid hetkel 5 ja ka need on väga populaarsed.